et kui mu endine kolleeg siia lavale tuli muusikasaatel, siis ta alati tantsis, aga ma ei hakka teid sellega piinama. Aga siis küsimus laiale ringile, et kui palju siin saalis täna on geenidoonorid, tõstavad käe püsti? Okei. See on tõesti väga hämmastav. Mina ei ole isiklikult ja mul tekkis FOMO, kui ma vaatasin neid asju, mis sa näitasid. Nii et 5 miljonit aastas on väga väike summa. Kui me suudame reaalaja majanduse lahendusi rakendada, siis me hoiame kokku aastas 200 miljonit. Nii et hakkame kiiremini rakendama, siis saab rohkem inimesi geenidoonoriteks ka. Aga nagu tutvustatud, siis mina olen Sandra Särav, majanduse innovatsiooni asekantsler MKM-ist ja teen teile täna sissejuhatuse meeldetuletuseks väikese refreshi sellesse, mis reaalaja majandus on ja miks me sellest üldse räägime. Aga kõigepealt siis teine küsimus laiale ringile, et kes on reaalaja majanduse konverentsil mitmendat korda tõstab käe üles? Okay. See tähendab, et üritus on nii hea, et tasub tagasi tulla, aga kas keegi on siin ka 4. korda, sest meil on täna tõesti 4. korda toimuv reaalaja majanduse konverents? Okei, no Sirli kui korraldaja ja Eesti reaalaja majanduse ema on olemas, nii et vähemalt sellega on hästi. Aga räägime siis täna laiemalt sellest, mida me riigi poolt teeme, et hoida see 200 miljonit aastas kokku. Aga enne kui me jõuame reaalaja majanduseni, siis astume mõne sammu tagasi ja räägime üldsegi sellest, mis on riigi plaan majanduse elavdamiseks. Et 5 miljonit on aastast puudu, Lili rääkis kärbetest, kuidas me jõuame tagasi sinna või sellesse kohta, kus me enam kärpima ei pea. Igal riigil, igal tiimil, igal asutusel peab olema oma visioon. Et muidugi Eesti majandus on nüüd langenud juba umbes 2 aastat ja kriisiolukorras tuleb tegeleda siis langusest välja tulemisega, aga mitte ainult kriisimeetmetega, vaid tegelikult peame ka looma stabiilse olukorra, kus ettevõtetel on hea Eesti riigis olla. Ja selleks siis kolleegidega aasta alguses panime kokku laiema majanduse konkurentsivõime plaani, hetkel tegeleme ka tegevuskavaga ja meie plaani missiooniks on see, et ettevõtete tootlikkus peab kasvama. Ja tegelikult kõike sellesse või kogu riigi tootlikkus ja kõike sellesse panustab ka reaalaja majandus. Räägin mõne slaidi pärast täpsemalt, kuidas, aga lühidalt juba Eesti 2035 plaanis on kirjas, et meie ettevõtete tootlikkus peab jõudma 110% aastaks 2035. Täna me oleme kusagil seal 77% juures. Ja kui räägitakse sellest, et Eesti on digiriik, meil saab digitaalselt riigiga suhtluses teha pea kõiki tegevusi üle veebi, välja arvatud veel lahutamist, aga sellega ka tegeleme, siis tegelikult ettevõtetes digitaliseerimise tasand on üpris madal. Me oleme alla Euroopa Liidu keskmise. Ja see on teema, millega me peame tegelema. Aga tootlikkus ei tähenda ainult digitaliseerimist ja uute tehnoloogiate kasutamist, tootlikkus tähendab ka paremat oskuste rakendamist. Ja tegelikult seda, et ka teadlased suudaksid leida selle nurga üles, kuidas nad siis neid osakuid saavad paremini võtta, mis tuleb alati ära deklareerida, ja tegelikult ka, et kuidas nad saaksid tegeleda siis sellega, et nad suudaksid ülikoolides teha spin-off ettevõtteid. Et kogu see tootlikkuse küsimus on madal Euroopa Liidus laiemalt, USA siin liigub veidi paremini. Ja igal tiimil, igal riigil, igal asutusel peab olema ka oma visioon ja meie visioon siis on see, et me peame suutma Eesti majandust 2-kordistada aastaks 2035. On neid, kes ütlevad, et see ei ole mitte kuidagi võimalik, on neid, kes ütlevad, et kui me mitte midagi ei tee, siis me ikka teeme selle ära, nii et ilmselt see tõde on kusagil seal vahepeal. Aga mis on status quo? Et täna me peame ikkagi rääkima, nagu öeldud, Eesti majanduses juba siis pea 2 aastat langevast majandusest, aga ei ole lugu, sellepärast, et viimane kvartal näitab kasvuilminguid. Kui me vaatame juba toodete eksporti, siis viimases kvartalis kasvas eksport 2 ja 4% vahel. Ja kui me vaatame üldse viimase kvartali tulemusi, siis on üks sektor, kellel on läinud kohe eriti hästi ja see on turismisektor. Et turismisektor on taastunud siis oluliselt võrreldes sellega, mis pärast Covidit seal juhtus. Ja üks asi on ka see, et turismisektor on alustanud oluliselt kiiremalt digitaliseerimist. Aga mis on siis reaalsus? Reaalsus on ka see, et sel aastal valiti uuel aastal ametisse asuv uus Ameerika Ühendriikide president, kes on öelnud, et tema lemmiksõna on tariifid. Ta ütles, et tariifid on kõige ilusam sõna, mis on maailmas olemas. Et kui vaadata sõnaraamatut, siis tema jaoks ilusam sõna kui armastus on sõna tariifid. Nii et Euroopa ja kogu ülejäänud maailm võib siis oodata, et USA tõstab enda riigis erinevate toodete tehnoloogiate tootmisvõimekust. Nad tahavad importida vähem, tahavad rohkem suunata tegevusi siis siseturgu, Ameerika Ühendriikide siseturgu.
Ja kui me vaatame, et kuidas Eesti majandusel läheb, siis meie majandus on otseses korrelatsioonis sellega, kuidas läheb meie eksporditurgudel. Ja Eesti üks põhilisi eksporditurgusid on Saksamaa. Ja Saksamaa üks põhilisi eksporditurgusid 2023 aasta rekordnumber, 10% kogu Saksa ekspordist oli USA. Mis tähendab seda, et isegi kui otseselt võib-olla Trump ja tema lemmiksõna meid nii väga ei mõjuta, sest USA ei ole Eestile põhiline eksporditurg, siis kaudselt läbi meie eksporditurgude me ikkagi siis kannatame läbi USA poliitika. Üks minu lemmiksõnasi, et kui me muidu räägime sellest rohepöördest ja kui me räägime sellest, et see rohepööre on vale sõna, mida kasutada, siis Utilitase juht ütles väga ilusti, et me räägime hoopis rohehüppest. Rohehüppe on palju parem sõna kui rohepööre. Ja kui me räägime ükskõik mis Euroopa ettevõtjale rohehüppest, siis nende jaoks on natuke selline paha sõna, sest et ettevõtete jaoks tähendab rohehüpe või rohepööre seda, et me peame tegelema mingisuguse aruandlusega. Ja Financial Times ütles ka, et kui me vaatame ainult 22 aastal vastu võetud Euroopa 14 kestlikkusaruannet, siis see toob Euroopa ettevõtjatele 2,3 miljardit aruandluskoormust. Ja selleks me oleme täna siin, et vaadata, kuidas seda aruandluskoormust vähendada ja sellest räägimegi siis läbi reaalajamajanduse. Aga jõudes siis tagasi selleni, et mida riik teeb ja miks me üldse reaalajamajandusest räägime, majandusplaani tegevuskava, mis detsembri keskpaigal ka välja tuleb, räägib 7 suuremast valdkonnast, mida riik peab tegema selleks, et siis suurendada majanduse konkurentsivõimet. Ja reaalajamajandus tegeleb nendest otseselt 2. Õiguskindlus ja bürokraatia vähendamine. Loodan, et kõigil on meeles need hirmsad numbrid, 420 aruannet, mida ettevõtjad peavad täna riigile esitama. Aga loodan, et need numbrid lähevad teil varsti ka meelest ära, sellepärast et juba sel aastal oleme seda arvu vähendanud ja vähendame veelgi, et ettevõtjatel ikkagi seda bürokraatiat kokkuvõttes vähendada, et nad saaks oma päristööga tegeleda. Ja teiselt poolt siis räägib reaalajamajandus tootlikkuse suurendamisest, sest mida muud on digitaliseerimine kui tootlikkuse suurendamine. Sellepärast mulle ka ei meeldi, kui räägitakse, et Eesti on maailma kõige digitaliseeritum riik, sest digitaliseerimine iseenesest ei saa olla kunagi eesmärk. Eesmärk saab olla tootlikkuse suurendamine ja me peame tegelema sellega nii erasektoris kui avalikus sektoris. Aga täpsemalt siis nende punktide juurde, vähem bürokraatiat, nagu mainitud, meil on 420 hirmsat aruannet või tegelikult nüüd oleme jõudnud juba väiksema numbrini. Et sel aasta lõpuks standardiseerime ära 70 aruannet ja kui me vaatame, et seal 70 aruandes oli 3000 andmevälja ja me jõuame tegelikult aasta lõpuks 81-ni, siis see tähendab praktikas seda, et me oleme suutnud vähendada juba aruandlust 90%. Et kui käisin sellest hiljuti Kuku raadios rääkimas, siis saatejuhid ütles, et kui sa oleks isegi öelnud, et te suutsite 3000 pealt minna 2000 peale, siis see oleks olnud päris muljetavaldav. Aga eelmisel aastal ma lubasin Johannes Trallale laval, et me vähendame vist vähemalt poole võrra aastaks 2027, nii et oleme sinna kursil väga hästi teel. Kui me räägime jällegi bürokraatiast, siis üks suurimaid fookuse, mis riigil peab olema ja saab olema, on andmete korduvkasutus. Muidugi siin on roll ettevõtjatel, et need andmed oleks kvaliteetsed, mida riik saab korduv kasutada, aga tegelikult riigi roll on siis eemaldada need õiguslikud takistused selle ees, mis andmete korduv kasutamist ei võimalda või siis millega tegeleb täpsemalt reaalajamajandus, ongi see, et me suudaks need andmed ära standardiseerida ja suurendada andmete vastuvõtlikkust riigi poolt. Ja andmete vastuvõtlikkusest ja esimesest valitsuse otsusest räägib varsti ka meie minister. Teine teema, millega siis reaalajamajandus tegeleb ja mis on samamoodi siis majanduse konkurentsivõime tõstmise fookuses, on tootlikkuse suurendamine. Ma mainisin juba, et mida muud see digitaliseerimine on kui tootlikkuse suurendamine ja sellega me peame Eesti riigis tegelema, sest me oleme piisavalt väiksed või isegi liiga väiksed, et lubada endal olla laisad. Ja paraku tootlikkus Eesti ettevõtetes on madal, et näitasin numbrid 75,5% Euroopa Liidu keskmisest ja see on siis kogu Eesti pilt kokku, kuhu jäävad ka sisse Harjumaa ja Tallinn, kus pilt on palju-palju parem. Ja Eesti on selline veidi teistmoodi riik, sest et meil on üle 200 000 majanduslikult aktiivse üksuse, mis tähendab, et pea igal 10. eestlasel on oma ettevõte. Kellel siin ruumis on oma ettevõte, tõstab käe püsti? Nii, ministril ei ole. Pärast saad avada 15 minutit, 33 sekundit võtab aega.
Aga see tähendab, et meie ettevõtjatest umbes 94% on mikroettevõtjad, 1–10 töötajat. Ja tegelikult võib-olla see Muhumaal jäätiseputka omaja ei tahagi digitaliseerida, aga need protsessid ikkagi, mis toimuvad riigiga suhtluses, sellega tuleb kaasa tulla, sest oma äriprotsesside digitaliseerimises võimaldame ka seda, et need andmed, mis ettevõtja riigile saadab, näiteks läbi e-arvete, jõuavad riigini automaatselt. E-arvetest on meil tänasel konverentsil ka üks täiesti eraldi plokk, aga lühidalt siis, kui me suudame võtta kasutusele e-arved, mis sisaldavad juba täna kõiki vajalikke andmeid, siis need andmed liiguvad automaatselt ettevõtjalt riigile ja positiivne on see, et peab ka vähem aruandeid täitma, mis tähendab, et võib-olla näiteks siis käibemaksudeklaratsioon täitub automaatselt. Lõppkokkuvõttes peabki ettevõtja vähem andmeid sisestama, see ei tähenda, et need andmeväljad või taksonoomia kuhugi ära kaovad, aga see tähendab seda, et ettevõtja peab vähem tegelema sellega, et täita mingisuguseid andmevälju, mida riigile esitada. Teine näide, natuke konkreetsem, on siis tarneahela andmed, et kui me räägime näiteks kaubavahetusest, kaubandusega tegutsevast ettevõttest, siis kaubaga koos liiguvad erinevad andmed. Täna väga paljudes riikides need andmed kaubaga koos liiguvad veel paberil ja aeglaselt. Reaalaja-majanduses on üks väga hea näide, kus me oleme koos umbes 16 Euroopa Liidu riigiga näiteks hakanud e-veoselehe temaatikaga tegelema, mis tähendab, et me suudame kaupade liikumist üle piiride näha reaalajas läbi andmete, me ei pea enam füüsilisi pabereid kaasas kandma ja kogu see tarneahela andmestik siis saab ka seda toetada, et nii ostja saab õigel ajal aru, millist kaupa ta tellib, et see on õige kaup, vedaja teab kaalu ja mõõtmeid ja suudab ette valmistada kõike seda, kuidas seda kaupa tarnida. Jaemüüja teab andmeid või õigeid tooteparameetreid ja lõpptarbija saab õigeaegselt hinna ka siis selle toote kohta kätte. Et tegelikult see reaalaja majandus ei tähenda ainult seda, et teil oleks suhtlus ettevõtjaga lihtsam, see tähendab teile endale kui ettevõtjale, et te suudate kõiki oma protsessi siis efektiivistada. Aga õigeid otsuseid saab teha ainult usaldusväärsete ja kvaliteetsete andmete pealt, mis tähendabki seda, et ettevõtja poolt riigile esitatavad andmed ei ole mingisugune eraldi äriprotsess. Te peate ettevõtjana siiski endal need äriprotsessid korda tegema, peate võtma kasutusele e-arved, peate vaatama, et kõik see, kuidas teie protsessid toimivad, käib kvaliteetsete andmete pealt. Mida riik saab teha ja mida me teeme läbi reaalajamajanduse, on nende andmete standardiseerimine, selle metoodika standardiseerimine ja vastuvõtlikkuse loomine. Et ainult sellisel juhul, kui teie käest tulevad andmed on ka standardiseeritud ja mainisin, see kokkuhoid võib olla kuni 200 miljonit aastas Eesti riigis kokku, et ainult sellisel juhul me saame rääkida kogu sellest reaalajamajandusest, millest ka tänane päev täpsemalt räägib. Ja siis võib-olla lõpetuseks, et andmete kvaliteet on meie kestlik tulevik ja kestlik ei tähenda ainult rohetulevik või rohehüpe. Kestlik tähendab ka seda, et selleks, et Eesti majandus saaks jätkuvalt kasvada, et teie ettevõtetena saaksite tegeleda oma põhitegevusega, mitte riigiga suhtlusega, siis me peame suutma seda andmete kvaliteeti tagada. Pikemas perspektiivis see tähendab seda, et kui me võtame kasutusele uusi tehnoloogiaid, näiteks tehisintellekt, siis läbi korrektsete andmete kasutuse võime tõsta tootlikkust kuni 38%, mis on täna juba Eesti ettevõtetes juhtunud. See tähendab ka seda, et seesama hirmus sustainability reporting või kestlikkuse aruandlus, mida täna ettevõtjad peavad riigiga suhtluses tegelema, võiks muutuda automaatseteks, kui need andmed, mida te esitate läbi erinevate süsteemide riigile, näiteks e-arved, on juba standardiseeritud ja automatiseeritud ja kokkuvõttes see tähendab teie jaoks, et te suudate oma ressursse ja kulusid optimeerida. Ja siis viimaseks slaidiks mulle väga meeldib siin laval olla, sest ma tunnen ennast veits nagu ilmatüdrukuna, et reaalaja majandus on oodata andmete standardiseerimist, on oodata majanduskasvu. Reaalaja majandus panustab tegelikult ka kolmandasse majandusse konkurentsivõime tegevuskavasse ja selleks on eksport. Kui me räägime ikkagi siis piiriülesest tegevusest, mis on ainus asi, mis Eestit rikastab ja kui Eesti ettevõtetel läheb hästi, siis läheb Eesti riigil hästi, siis kui me tahame Põhjamaa riikidesse eksportida ja oma tegevust jätkata, siis me peame mõtlema andmete kvaliteedi peale, me peame mõtlema kestlikkuse peale. Sest et need meie sihtturud, need meie eksportturud on eriti nõudlikud selles osas.
Hea uudis on see, et reaalaja majandus on Põhjala ja Balti riikide omavaheline koostööformaat. Meil on juba väga palju erinevaid näiteid, sealhulgas kestlikkuse aruandluse lihtsustamine ja me teame, millised ja kui nõudlikud need turud on, kas või näiteks e-arvete vastuvõtmises, kus Soome on jõudnud juba umbes 80–90%-ni, siis meie läbi reaalaja majanduse aitame teid nügida, et ka teil tekiks paremaid ekspordipartnereid. Aga siin ma lõpetan ära 14 sekundit enne lõppu ja ütlen aitäh. Jaa, väga hea, Sandra. Aitäh sulle. See mulle küsimusi ei ole, ma saan. Ära üldse looda. Küsimusi on ja lihtsalt me saame nüüd valida, et kus kohast me alustame. Kes vastutab Eestis e-arvete taristu disaini eest? E-arvete kohustuslikuks tekitamise eest riigi poolt vastutab Rahandusministeerium, e-arvete disaini eest vastutab ilmselt ka Rahandusministeerium, Sirli noogutab. Ehk siis, kui kellelgi on nüüd siin, ma saan aru, selle küsija on mingeid ettepanekuid, siis Rahandusministeerium. Ja meil on kogu päeva siis teine pool toimub 2 osas. Üks pool keskendubki e-arvetele ja meil on hiljem ka Rahandusministeeriumi kolleegid seal koha peal. Sa kirjeldasid nagu ühte osa sellest, mida me võiksime võita, kui me kasutaksime reaalaja majandust rohkem ja leidsid seal 200 miljonit võiks olla see võit aastas. Kui palju oled sa nagu ise vaadanud nagu veel erinevate teemade sisse, kus võiks olla reaalaja majandusest tuleneva kasu suurus nagu arvutatav? Ehk kui Lili rääkis siin enne potentsiaalist, eks ju, jõuda tervishoius teistsuguse lähenemiseni, siis me teame, et see on Eesti nagu ei ole küll top 3 kulude hulgas, aga 4. vist, eks ju, meie tabelis. Ja mulle tundub, et see 200 miljonit nende miljardite kõrval on tegelikult nagu lausa ju köömes. Aga kui me siin hoiame 5 miljonit aastas kokku ja sellepärast ei saa uusi geenidoonoreid võtta, siis ilmselt see 200 miljonit on ka päris hea. On. Aga ma mõtlen, et oled sa vaadanud, et kus meil veel nagu need võimalused suured olemas on? Kohe pakun ühe välja ka siin küsimuse kaudu. Väga erinevates valdkondades, et riigi poolt me üldiselt räägime ikkagi ettevõtjatele teenuste osutamisest, et üks näide, mis meil hiljem siin lavale tuleb, Tiina Kruusimägi räägib ettevõtja digiväravast, et kui me toome ettevõtjate teenused kokku 36 iseteeninduskeskkonna asemel ühte iseteeninduskeskkonda, siis sealt tuleb kuluda kokkuhoid, ma numbreid sulle peast ei oska öelda, Tiina ilmselt oskab öelda. Teiselt poolt, kui Sirli räägib täna ettevõtja elujõulisuse indeksist, mis on siis tööriist, mis aitab ettevõttel siis hinnata, kas ta on pankrotistumas, et vältida seda olukorda, kus tuleb saneerimisoht, et samamoodi sealt, kui riik suudab nende andmete põhjal, mida ettevõtja on riigile esitanud, aidata teha soovitusi, kuidas käituda, sealt on jälle kulude kokkuhoid, Sirli räägib sellest ilmselt täpsemalt. Ma arvan, et ei ole valdkonda, kus meil paremate andmete kasutamise läbi kulude kokkuhoidu ei ole. Majanduse üks elavdaja oleks ka planeeringute menetluse kiiruse suurendamine. Mis selles osas plaanis on küsija küsinud. Ja ma olen kogu aeg mõelnud, puutudes kokku erinevate ettevõtjate muredega. Ja on mingid arvutused, mis ütlevad, et see võib olla lausa 10–15%, mis korteri hinnast moodustab tegelikult aeglane kohaliku omavalitsuse kaldkriips riigi nagu planeerimisprotsess. Ostad 300 000 korteri ja 30 000 maksad lihtsalt kapitalikulu, sest kogu see protsess võttis 8 aastat aega. Nagu ei ole väga suur lisandväärtus, eks ju. 8 on natukene utreeritud, aga jah, sa ei pannud palju mööda, see number võib olla isegi kuni 6 aastat, mis Eestis läheb siis täna esimesest loa taotlusest kuni kopamaasse panekuni, kui me räägime mingisugusest uuest tööstusarendamisest, on ju päris hirmus. Tegeleme sellega, Eestis on rohekoridori initsiatiiv, mis tähendab seda, et me vaatamegi kõiki neid protsesse, mis puudutavad siis erinevaid loamenetlusi. Maailmapank ütleb, et Eestis on kõige aeglasem keskkonnalubade menetlus kuni 765 päeva. Kliimaministeerium väidab, et see ei ole nii, et tegelikult on ainult 200 päeva. Aga meil on näiteid nii Soomest kui siis Hollandist, kus on suudetud kogu see siis loastamise protsess viia aasta või 8 kuu peale. Tegeleme sellega täpselt samamoodi Eestis, juba Euroopa Liidust ka vahelduseks üks tore määrus, mis kohustab, et kui me räägime keskkonnaalastest projektidest, me peame need load suutma ära menetleda 9, 12 või 18 kuuga, nii et ka Euroopast on tulnud meile surve peale. Tegutseme, meile majja tuleb ka planeeringute asekantsler, kelle fookuseks saabki olema täpselt see. Ja lisaks räägib Tiina täna ettevõtja digiväravast, ettevõtja digivärav, mis siis koondab need erinevad teenused, mida riigiga saab teha, võiks siis tuua selle sama ühe teenuse, mis on see loastamine, et ma saan ühest punktist kõik need loataatlused teha, et vähemalt ettevõtjat me ei koorma sellega ja riik peab ka kiiremini otsustama. Sandra, suur aitäh! Aitäh sulle!